That means back in the day, some Indian guy was looking at the numeric system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. None of those are amounts I want to pay. Then his friend came along and drew a circle. What's that? Nothing. What's inside of it? Nothing. What's its value? Nothing. It's beautiful. We shall call it 0. Take it and go. Tere, ma olen Siim ja ma räägin teile number nullist. Nullita oleks meie tänapäevane elu väga raske. Nulli kasutatakse paljudes erinevates eluvaldkondades, nagu näiteks igapäevane poes käimine, aga ka rasked astrofüüsilised tehted. Null oma iseloomult on väga kummaline, sellepärast et siiamaani ei suuda me kindlalt väita, kas null on üldse number. Tõsi, tänu oma abstraktsele olemusele oli null viimane number, mis sai ülemaailmselt matemaatikute poolt tunnustuse. Küsimus, mida nulli kohta kõige tihemini küsitakse, on, et kes ta leiutas, millal ja kus. Ning ma vastaksin sellele küsimusele, aga sellele küsimusel puudub rahuldav vastus. Kui keegi ajaloos oleks suutnud defineerida nulli, seda kontseptsiooni hästi, kõigile arusaadavalt ning kõigile mõistetavalt, siis oleks meil kindlasti selle kohta infot. Aga null on teinud mitu hägust etteastet matemaatika ajaloos, just kui matemaatikud oleksid selle leidnud, aga mitte suutnud aru saada selle fundamentaalsest tähendusest matemaatikale ning lasknud sellel teadmisel lihtsalt kaduda. Esimesena peaks ära märkima 2 nulli põhilist kasutusala. Esimesena märgib ta meie numbrisüsteemis tühja kohta, nagu näiteks 2010. 2010 vajab 2 nulli. Ta vajab 1 nulli, et märkida sajaliste puudumist ning teist, et märkida üheliste puudumist. Teine nulli kasutusala on number 0. Need meile enesest mõistetavad nulli kasutusalad ei ole aga alati olemas olnud, sellepärast, et algne matemaatika tegeles kindlate arvudega, ta tegeles asjadega. Suur hüpe on 5 hobusest 5 asjani. Aga veel suurem hüpe on 5 asjast 5-ni, abstraktse ideeni 5. See on sellepärast, et sellel ajal ei tegelenud keegi -23 hobusega või 0 riisiteraga. See lihtsalt ei olnud kasulik või vajalik. Võib arvata, et kui hakata üles kirjutama numbreid nagu 400 ja 500, siis on kindlalt vaja numbrit 0. Kuid see ei ole kaugeltki nii. Ajaloolised andmed näitavad, et vanad babüloonlased said nende numbrite üleskirjutamisega väga hästi hakkama ilma nullideta ning selle jaoks kasutasid nad konteksti. See võib tunduda meile imelik ja naljakas, kuid tegelikult teeme seda sama meie. Minnes poodi, ostes šokolaadi, ütleb müüja meile 10, me saame aru, et jutt käib 10 kroonist. Kuid kui me räägime millestki suuremast, nagu näiteks lennupiletitest, ning keegi ütleb 10, siis me saame aru, et me räägime 10 000. Nüüd liigume edasi Indiasse, mis on meie tänapäevase numbrisüsteemi sünnimaa. On kindlaid teatud, et juba aastast 650 peale meie ajaarvamist hakkas India matemaatikud kasutama nulli oma numbrisüsteemis, et märkida tühja kohta. 6. sajandil moodustas India matemaatika Aribhata numbrisüsteemi, mis põhines positsioonil. Aga ta ei lisanud sellesse süsteemi nulli. Nulli asemel kasutas ta sõna ka, millest alles hiljem sai nimi nulli jaoks. Nulli asemel kasutasid nad ülesmärkimisel väikest punkti ning on huvitav teada, et sama kasutasid nad tundmatu ülesmärkimiseks, nagu meie kasutame tänapäeval X-i. Nüüd võime hakata käsitlema nulli kui numbrit, kuid me peame meeles pidama, et null ei olnud loomulik numbri kandidaat. Algne matemaatika tegeles eksisteerivate asjadega, liideti lehmi ja kanu, korrutati viljateri. Kuid positsioonilise numbrisüsteemi tekkimisega tuli ka null ning sellega matemaatikasse palju uusi küsimusi. Kuidas käitub null teiste numbritega, mis on negatiivsed arvud, kuidas korrutada negatiivsed arvu positiivsetega, liita, lahutada, jagada ja nii edasi. Nendele küsimustele üritasid vastata 3 India matemaatikut, tema ja tema oma raamatus.
India matemaatik Brahmagupta üritas nulli ja negatiivsete arvudega seonduvaid aritmeetilisi tehteid seletada 7. sajandil. Ta seletas, et kui lahutada arvust seesama arv, saame me vastuseks nulli ning ta kirjutas üles mitu reeglit liitmise lahutamise kohta. Liitmine. Negatiivse arvu ja nulli summa on negatiivne, positiivse arvu ja nulli summa positiivne ja nulli summa on null. Lahutamine on veidi raskem. Nullist lahutades negatiivse arvu saame me vastuseks positiivse arvu, nullist lahutades positiivse arvu saame me vastuseks negatiivsest arvust lahutades null on vastus negatiivne ning positiivsest arvust lahutades null on vastus positiivne. 0 miinus 0 on 0. Brahmagupta väidab järgmisena, et 0 korda ükskõik milline arv võrdub 0, kuid ta satub ummikusse, kui ta üritab tegeleda jagamisega. Ta väidab, et ükskõik millist positiivset või negatiivset arvu jagades nulliga saame me vastuseks murru, mille nimetaja on 0 ning jagades nulli saame me vastuseks murru, mille lugeja on 0. Ta väidab ka, et 0 jagatud nulliga on 0. Tegelikkuses ütleb Brahmagupta meile eriti mitte midagi selle kohta, mis saab, kui jagada arvu nulliga. Ta lihtsalt ütleb meile, et number jagatud nulliga on number nullindikku ning ta väidab ka valesti, et 0 jagatud nulliga on 0. 9. sajandil, 200 aastat peale Brahmaguptat üritas teine India matemaatik Mahavira parandada oma eelkäija kirjutisi. Ta väitas õigesti, et 0 korda ükskõik milline arv võrdub 0 ning ükskõik millisest arvust lahutades nulli jääb arv samaks. Kuid ka tema jookseb ummikusse, kui ta üritab seletada nulliga jagamist. Ta väidab valesti, et arv jagatud nulliga ei muutu. 500 aastat peale Brahmaguptat kirjutab oma raamatu Bhaskara. Hoolimata aja möödumisest on ka temal raskusi seoses nulliga jagamisega. Ta väidab, et arv jagatud nulliga muutub murruks, mille nimetaja on 0. See murd on aga lõpmatu ning selles murrus ei esine muutusi, kui sellele liita või lahutada mõni teine arv. Bhaskara üritas lahendada probleemi kirjutades n jagatud nulliga võrdub lõpmatus. Me võime olla kiusatud arvama, et ta sai sellega õigesti hakkama, kuid loomulikult ta ei saanud, sellepärast et kui see oleks tõsi, siis oleks 0 korda lõpmatus iga teine arv, nii et see tähendaks, et kõik numbrid on võrdsed. 13. sajandil hakkasid India matemaatikute vapustavad ideed nulli kohta levima ka ülejäänud maailma ning esimesena võtsid need üle araablased, kes hakkasid nulli märkima sõnaga galgal, mis tähendas ringi. Ideed levisid ka Hiinasse, kus samuti hakati nulli märkimiseks kasutama ringi. Euroopasse tõi nulli Itaalia matemaatik Fibonacci, kes lisas sellega enda numbrisüsteemi, kuid teised matemaatikud ei olnud nii kärmed nulli rakendama. On teada, et isegi 15. ja 16. sajandil tehti raskeid matemaatilisi ülesandeid ilma nulli kasutamata, mis oleks selle aja matemaatikute elu nii palju kergemaks teinud. Alles 17. sajandil hakkas null leidma laiemat rakendust ning kogus populaarsust Euroopa matemaatikute seas. Ka tänapäeva matemaatikas on nulliga jagamine suur probleem ning ma võin teile tuua lihtsa näite. Võtame 10 ja jagame selle 5-ga, me saame vastuseks 2. Võtame 10 ja jagame selle 1-ga, me saame vastuseks 10. Kui me jagame 10 0,1-ga, saame me vastuseks 100. Loogika ütleb, et mida väiksema arvuga me jagame 10, seda suurema vastuse me saame. Kui me jagame 10 arvuga, mis on peaaegu 0, saame me vastuseks arvu, mis on peaaegu lõpmatus. Nii et loogika ütleb, kui me jagaksime nulliga, saaksime me vastuseks lõpmatuse, kuid see ei ole nii. Võtame lihtsa võrrandi. Vasakul pool saame tuua 2 sulgude ette ning aritmeetiliste reeglite järgi võime me mõlemad pooled läbi jagada x + 3-ga. Vastuseks saame 2 võrdub 1. Kuidas saab see olla nii? Vastus sellele on väga lihtne, sellepärast et kui me lahendame võrrandi, saame me, et x võrdub -3 ning me jagasime mõlemad võrrandi pooled läbi x + 3-ga. -3 + 3 võrdub 0, nii et me jagasime mõlemad võrrandi pooled läbi nulliga, sealt ka see korrapäratus. See võrrand tõestab fakti, et nulliga jagades võime me panna ükskõik millise arvu võrduma ükskõik millise teise arvuga. Kuigi tänapäeva matemaatika üks suurimaid probleeme on nulliga jagamine, siis on ka teisi veidi väiksemaid probleeme, nagu näiteks nulli defineerimine. Kas null on? Mitte midagi. Korrutades ükskõik millist arvu nulliga saame me vastuseks nulli, nii et see võib julgustada meid arvama, et null on mitte midagi. Kuid võttes ükskõik millist arvu astmesse null, saame me vastuseks 1 ning see tähendab, et null ei saa olla väärtusetu. Kuigi nulli ei saa täpselt defineerida, võime öelda kindlalt, et inimesed ei oleks samasugused ilma selleta. Nulli arengusse on kaasa aidanud paljud matemaatikud üle maailma ning kes teab,
Võib-olla 100 aasta pärast on nulliga jagamine igapäevane asi. Mina olen Siim ja rääkisin teile nullist. Aitäh!